see tänulik olemine on hea sulle endale ja see on nagu hea ka teistele inimestele, et ma toon ühe väikse, hästi lihtsa näite, et sa küsisid, kas minu elus on midagi juhtunud, eks ju. Et ühel hetkel, kui ma alles õppisin ülikoolis, ma olin niisugune hästi hiline õppija. Ja lapsed olid siis juba olemas ja me olime ka avastanud laste isaga, et noh, see elu, mis me elame, et ei ole ikkagi see, mis me tahame elada. Ja tegelikult minul oli siis plaan sealt välja astuda sellest elust ja ma sõitsin just Tallinnasse ülikooli, ma elasin tol ajal Tallinna lähedal ühes väikses kohas ja siis sõitsin ja mõtlesin, et tegelikult on praegu asjad nii hullusti, et nagu hullem ei saa enam olla. Ja siis auto tegi järsu pöörde vastassuunavööndisse ja siis ma ilmselt rabasin sealt valesti tagasi ja auto läks teistpidi nii-öelda nagu kodukoha poole tagasi ja veeres vastu lumevalli ja ma veeresin selle autoga üle katuse mitu korda. Ja see oli väga õnnelik õnnetus, auto oli pärast nagu niisugune tore väike koerakuut viilkatusega. Aga see tõi mind nagu mingisugusel hetkel nagu sellisesse kohta tagasi, et kui ma jõudsin uuesti koju ja siis lapsed käisid koolis, mul siis juba jooksid vastu, et emme, kas me võime toas makarone süüa, siis mõtlesin, et teate, et te võite sinna vaiba peale seda ketšupit ka panna, et seal ei ole üldse mitte mingisugust tähtsust. Et teatud situatsioonid elus muudavad seda, kuidas sa vaatad asjadele, mis on oluline ja mis ei ole. Et need väärtused nagu tulevad päriselt esile, et mis on tähtis ja mis ei ole tähtis, eks ole see, et sa oled olemas oma laste jaoks, oma nende inimeste jaoks, kes on sulle olulised ja iseendale ka, et see ei lõppenud selliselt halvasti, nagu mu isa näiteks sai surma autoõnnetusega. Et tänu sellele oli seal hästi palju niisuguseid emotsionaalseid ja psühholoogilisi momente, mille kõigega tuli pärast hakkama saada. Ja kui ma oleksin jäänudki ainult selle sisse, siis tõenäoliselt oleks minu diagnoos praegu posttraumaatiline stressihäire.